See ekraanisalvestusvideo on tehtud, et näidata, kuidas lahendada ülesannet viiruste avastamine, analüüsime VirusTotali lehe abiga. Selleks me peame minema VirusTotali leheküljele. VirusTotal on siis lehekülg, kus on võimalik sisestada faile, räsisid, URL-e, et teha kindlaks, kas tegemist on kurivaraga või ei ole. Et kõigepealt näitangi, kuidas on võimalik sisestada faile. Choose file nupp, valin siis test 1 faili, mida ma tahan testida, open ja kinnitan, et ma tahan seda faili üles laadida. Ja nüüd toimub analüüsimine. Analüüsi tulemus siis näitab, et ta ei ole viirus, kuna kõik viirustõrje tarkvarad on ütelnud, et ta on puhas. On võimalik, et ongi, et 54 tarkvara skännis ja tulemus on siis 0. Järgmisena näitan, kuidas sisestada räsi VirusTotalisse. Ülesande jaoks on välja kirjutatud 12 erinevat räsi, mis siis oleks vaja sisestada VirusTotalisse ja vaadata, mis on siis räsi analüüsi tulemus. Õpilased peavad hiljem üles kirjutama, mis on faili nimi, mis on viiruse enamlevinud nimi ja mitu viirustõrje tarkvara kinnitas, et räsi on viirus. Selleks valin siit ühe räsi, kopeerin selle VirusTotalisse ja vaatan, mis on siis analüüsi tulemused. Analüüsi tulemused näitavad, et tegemist on dumped.exe failiga. Enamlevinud nimi oleks backdoor agent ABVX. 67-36 ütlesid, et tegemist on viirusega. VirusTotali lehekülje pealt on võimalik failide ja räside kohta lugeda välja palju. Detection vahelehelt siis on võimalik näha, et missugused viirustõrje tarkvarad ütlesid, et ta ei ole viirus, teised, kes ütlesid, et on viirus. Detailide vahelehelt on võimalik saada informatsiooni hästi palju selle räsi siis detailide kohta, ajaloo kohta, kuidas ta siis ründab. Behavior vahelehe pealt on ka võimalik näha, et siis kuidas ta siis käitub. See oli lühikene ekraanilindistusvideo VirusTotali kohta, kuidas sisestada siis faile, kuidas sisestada räsidi, missugust informatsiooni on võimalik VirusTotalist saada.